Räägin siis põgusalt veerand tunni 20 minuti jooksul, mis asi on puittaimed haljastuses standard EVS 939 ja kust ja kuidas seda saab. Puittaimed haljastuses koosneb 4 põhiosast. Seal on osa 1, mis on terminid ja määratlused, mis koondab kõikide teiste osa 2, 3, 4 seal kasutatud terminid. Iga osa juures on ka terminite eraldi nimekiri olemas, aga osa 1 on see, kus on nad kõik koos, et siis on ühest kohast näha kõiki terminite tähendused, mida siis standardis on läbivalt kasutatud. Osa 2, ilupuude ja põõsaste istikute kvaliteedinõuded. See on põhimõtteliselt kirjeldab eeldusi istutusmaterjalile, mida kasutada haljastuses, millega Eestis on varem olnud kõvasti probleeme, kui sisse toodud istikud ei vasta kvaliteedinõuetele ja lähevad kiiresti välja ja häid istikuid lihtsalt ei ole saada, siis osa 2 kirjeldab seda, et millised peaks olema head istikud, siis mida oleks julge istutada ja mis võiks ka vastu pidada ja mis nõudeid neile esitada. Osa 3, ehitusaegne puude kaitse, räägib siis sellest kõigest, mis seondub puude ja ehitamisega, et kuidas kaitsta neid, kui on hoone ehitamine, kuidas puude juurest torustikku vedada või mingit maa-alust kommunikatsiooni teha, kuidas puude juurestiku kaitsepiirkonnas seda teha ja kuidas sealsamas ka teerada või midagi sellist ehitada. Et kõik, mis ehituse ja puudega seondub, on osas 3. Ja osa 4 on puuhooldustööd ehk siis otseselt see, mida teevad arboristid ja kuidas siis kirjeldab ära ohutud ja õiged töövõtted puude juures, et kuidas neid jätkusuutlikult majandada, kuidas nad peale lõikust, kuidas lõigata niimoodi, et nad pärast lõikust ka kenasti taastuvad ja edasi kasvavad. Et see on see lühike kokkuvõte osadest. 16. november 2020 siis sai standard RT märkme, kehtib 5 aastat, ehk siis järgmised veel mõni aasta saab selle numbri all teda kasutada. Peale 5 aastat siis, kui ma õigesti aru saan, siis teda uuendatakse ja siis tuleb lihtsalt uus number, aga standard jääb ja võib-olla tõesti täiendatakse ka vastavalt vajadusele. Kellel on küsimus, et kust seda standardit saab, siis tegin kiiresti leitava viite, kus on kõik 4 standardi osa otsingus olemas. Ma saan aru, et pärast vist need slaidid jagatakse laiali ka, et siis on siit lihtne leida. Kui seda osta, siis seda on võimalik osta paberkujul. Paberi ja PDF litsentsi hind on sama, üksiklitsentsi. Ja osta saab iga osa eraldi ja saab osta neid ka terve kompotina, et siis lihtsalt tuleb valida seal EVS-i ostukorvis kõik osad ja saab nad soetada. Ja saab osta üksiklitsentsi, saab osta hulgilitsentsi, et kui osta organisatsioonile ja kasutajaid on rohkem, siis on kindlasti mõtet osta hulgilitsents, sellepärast et selle hinna erinevus tuleb märkimisväärne. Ja isegi kui on paberkujul vaja teda soetada, siis on kasulik osta organisatsioonile ikkagi hulgilitsentsi seda ise välja printida, sest et sel juhul muidu paberkujul tuleb iga pabereksemplari eest täishind, aga hulgilitsents, nagu on näha siin PDF-i juures, siis paremal pool slaidil on hinnakordaja sõltuvalt litsentside hulgast oluliselt väiksem kui see, kui palju neid litsentse saab hinnakordaja, siis on sellest alg üksiklitsentsi hinnast. Ja ühtlasi, kui on vaja kiiresti lihtsalt standardit vaadata ja põgusalt mõned asjad teada saada, siis 24 tunniks saab EVS-i kodulehelt ka sirvimisõiguse osta 2,4 eurot ja sealt ei saa printida ega salvestada, küll aga sisule ja täismahule pääseb juurde ja saab asjad üle vaadata, kontrollida. Kui osta vaja ei ole ja pidevalt seda vaja ei ole, siis töötab ka see, on hea soodne ja taskukohane variant. Nüüd üksiklitsentsi PDF-standardi PDF-kujul kasutamine.
eeldab Adobe Acrobat Readerit koos FileOpen lisatarkvaraga, mis on siis digiõiguste kaitse tarkvara ja see siis võimaldab standardi andjal kontrollida või seada sellele failile piirangud, kui palju seadmetest seda saab avada ja kas seda saab, sealt saab teksti kopeerida või seda saab printida. Lühidalt siis üksiklitsentsi standard on seotud selle seadmega, kus see esimest korda avatakse, teistes ta enam ei avane. Kui on ühe korra ühes arvutis avatud, siis teises arvutis teda enam lahti teha ei saa. Üksiklitsentsi standardist teksti kopeerida ei saa ja üksiklitsentsi standardit saab printida 2 korda. Ja siin tuleb silmas pidada, et ka 2 lehekülje väljaprintimine mitmekümnest on üks printimiskord. Ehk siis sel puhul, kui on 2 korda nii-öelda printimine aktiveeritud programmis, siis edasi lülitatakse printimise võimalus välja. Seda tuleb silmas pidada üksiklitsentsi puhul, et kui osta PDF litsents üksikuna ja tahta sellest ka paberkoopiat, siis tuleb see kohe tervikuna välja printida, mitte hakata lehekülghaaval printima, sest et muidu ootab kehv üllatus, kui rohkem midagi printida ei saa. Viide siis, kus on selle kohta täpsemalt veel EVIS-i kodulehel on info seal. Mitmekasutaja litsents on organisatsiooni siseseks kasutamiseks. PDF kujul tuleb ka. Failid on vesimärgistatud, aga Readeri lisapluginaid ei eeldata ehk kasutamine on selles mõttes natuke lihtsam, natuke vabam. Kasutada on lubatud litsentsis määratud arvus seadmetes või kasutajatel. Ehk seda võivad kasutada kasutajad eraldi või kui see on riputatud keskserverisse organisatsiooni sees, siis seda võivad kasutada korraga litsentsis märgitud arv kasutajaid. Mitmekasutaja litsentsi on lubatud printida organisatsiooni siseseks kasutamiseks ja printida võib litsentsis määratud arv kordi ja ühe varukoopia lisaks teha. Seda eraldi seal tarkvara enam ei kontrolli, et mitu korda seda printitud on. Ja konkreetse masinaga seotud ka ei ole. Nüüd standardi õigusjõud on fakt, et standard ei ole seadus ehk automaatselt standard kedagi millekski ei kohusta. Ja standardi õigusjõud tuleneb sellest, kui ta on seotud lepinguga ehk kui tellija teeb arboristi tööde, tellija teeb ettevõttega, siis tööd tegeva ettevõttega lepingu, kus on sätestatud, et lähtutakse sellest standardist, siis omab standard õigusjõudu ehk selle alusel on võimalik nõuda asju, aga muidu tal seda jõudu otseselt ei ole. Ühtlasi, kui juttu oli ka standardi printimisest ja sellest, et tegemist on organisatsiooni siseseks kasutamiseks, siis nii on ja standardi hankimisel te saate omale standardi kasutusõiguse, mitte standardi omandiõiguse. Ja standardi autoriõigused kuuluvad endiselt siis EVS-ile ehk Eesti Vabariigi standardile. Ja isegi kuigi meie liikmed, siis Arboristide Ühingu liikmed selle standardi koostasid, siis ka meie peame selle ostma siis kasutusõiguse standardikeskuselt. Ja standardikeskusel on asjakohane ja täitsa edukas kohtupraktika olemas autoriõiguseta või siis standardi kasutamisest, milleks neil litsentsi ei ole kohalike omavalitsuste puhul ehk sellega mängida ei tasu, läheb kulukaks ja maksta tuleb palju. Et kui on standardit vaja, siis on mõtet vaadata varuga litsentside hulk ja need organisatsioonile soetada. Ja see lühidalt on minu poolt kõik.